Tere, seekordne Kultuuritehase saade on pühendatud tehnoloogilisele teatrile ning Eesti Kunstiakadeemia tegevuskunstide õppetoolile, mis on ilmselgelt kursi sellele võtnud. Ning ma olen vestlusringi, mis toimub Kultuuritehases Polumer tegevuskunstide osakonna ruumis, kutsunud Andrus Laansalu, kes on teatrikriitik ning õppejõud seal, õppetooli juhataja ning kunstniku Erik Alalooga, magistrandi, koreograafi ja tantsija Henri Hütti ning MIM-projekti esindava, samuti tehnoloogilise kunstiga tegeleva Taavet Janseni. Ka Henri Hütt on MIM-projektis, eks ole. Erik, sa oled juhtinud seda õppetooli 2 aastat? No 2 aasta saab täis nüüd, jah. Oled võtnud sellele hoopis teise kursi kui tegevuskunstide õppetooli eelkäija interdistsiplinaarsete kunstide osakond, mida alustas Jaan Toomik. Ette valmistades seda saadet ma lugesin läbi ühe magistritöö, mille kirjutas interdistsiplinaarsete kunstide magistrand Laineli Parrest ning mis analüüsis selle osakonna tegevust ning tekkis mul tunne, et osakond oli sinu saabumiseks jõudnud sügavasse identiteedikriisi. Kui ütleme, Toomik alustas sellega aastal 2000, siis paljud kunstižanrid, mida ta seal nii-öelda sünteesima hakkas ühtseks väljendusvormiks, olid tol ajal ikkagi suhteliselt uuenduslikud ja vähemalt meie skeenel ja neid akadeemiliselt ei õpetatud, näiteks videokunst, installatsioon. Aastate jooksul tekkisid juurde näiteks uusmeedia osakond, mis võttis väga süvendatud videokunstiga tegelemise enda sihiks ja skulptuuriosakonnas hakati tegelema tõsiselt installatsiooniga. Aga kuna samas oli ka selline nišš, oli tunda, et sellised, ütleme, etenduskunstid, mis sünteesiksid erinevaid etenduskunsti žanre, et selles oli tühimik, valitses seal. Et õpetatakse tantsu, õpetatakse teatrit, õpetatakse muusikat, aga ütleme, neid niimoodi loovalt sünteesida tundus selline väljakutse ja siis kui Toomik läks maalikunsti professoriks, siis sai ära muudetud nimi ja fokusseeritud see tegevusest tegevuskunstidele, elavus ettekandes. Et isegi mingid videoperformanceid ei tee, et kõik tulemused on alati elavus ettekandes publiku ees. Niimoodi see muutus aset leidis, et kas ta oli identiteedikriisis, võib-olla ta mingis osas oli ammendanud ennast sellisena ja mingiteks muutusteks oli aeg küps küll. Ja mulle tundub, et seal oli hästi palju ka mõjutusi idamaade kultuuriloost ja õpilastele püüti läheneda läbi mingisuguste esoteeriliste õpetuste, zen-situatsioonide loomise, et võib-olla see oli selleks hetkeks nagu ammendunud. Ega tegelikult ju kõik akadeemilised kursused on õppejõu nägu ja osakonnad on ka ikkagi ju osakonna juhataja nägu ja Jaan Toomiku enda loomingulised praktikat paljuski lähtuvad esoteerilistest praktikatest, idamaa filosoofiast, et ega sellest midagi loomuvastast või imelikku ei olnud, et neid rakendati ka õppeprotsessis, et täpselt samamoodi nüüd mina tegelen tehnoloogilise kunstiga ja see on elementaarne, et ka selles õppeprotsessis on see fookuse all tehnoloogilised väljendusvahendid väga tugevalt. Sa oled öelnud, kui sa räägid oma kateedrist, keda sa sinna ootad, et sa ootaksid inimesi, kes on pigem tugevad reaalainetes ning kellel oleks matemaatika ja füüsika 5. No jah, see mingisugune naljakas vastandamine on olnud alati, et justkui, et õige kunstnik on ikka see, kes on nii-öelda humanitaarsfäärist tugev ja siis isegi mingil määral au ja uhkusega öeldakse, et matemaatika, füüsika oli 3, järelikult ma olen väga vaimsetes sfäärides hõljun ringi kuskil, et tegelikult eriti tehnoloogiaga ja madaltehnoloogiaga tegeledes on selge, et reaalained on olulised, jah.
Mis asi on tehnoloogiline teater? See mõiste tuli kasutusele arvatavasti kusagil 90ndate keskpaigas, 90ndate lõpupoole ja need algsed katsetused olid, oli selge, et teatris valitseb mingisugune kindel tsentraalne vooluliin ja et siis sellega külgnevalt aeg-ajalt juhtub teatris midagi, kus tähelepanu läheb rohkem tehnilistele lahendustele. Aga see juhtus alati kuidagi külgemööda ja juhuslikult ja sellele ei fokusseeritud eriti ära, sest et meie kohalikus teatri kontekstis ollakse ikkagi niivõrd harjunud, et teater on inimese keskne, näitleja keskne või lavastaja keskne, võib olla ka dramaturgia keskne, aga see, mis seal tehnoloogiliste lahendustega ümber tehakse, see on alati olnud, see on toestus, see on karkass, see on abi, sõrestik, millesse siis asetatakse see tähtis ja oluline, ehk siis tekst, näitleja, inimese kohalviibimine. Aga tehnoloogia on igal pool meie ümber. Me sureksime liigina välja, kui ühel päeval kogu tehnoloogial hakkaks tegutsemast. Et siis sellel taustal tunduks nagu loomulik vaadata, mis siis tehnoloogiast välja kasvab kunstipõhiselt, mitte nii, et ta on teenindavas sfääris. Ja võib-olla see on ka mingisugune eelistus. Ma arvan, et lihtsalt on olemas teatud hulk inimesi, kellele igasugused mehaanilised ja elektroonilised lahendused on lihtsalt loomupäraselt võib-olla kergemini arusaadavad või kes näevad ilu, kui me selle mõiste siia sisse toome, kasutame seda niisugusel puhtal lihtsal kujul, kes näevad ilu ka kõikvõimalikes tehnilistes protsessides ja masinate töötamistes. Eestis on probleem sellega paljuski ju see, et Eestis pole olnud kunagi tõsiselt võetavat rasketööstust ja kui ütleme näiteks kuskil 20. 30. Saksamaal ja Venemaal elati väga tõsiselt läbi see periood, kui tehnoloogia oligi au sees ja kui tehnoloogiat kummardati ja ülistati muidugi pisut naiivselt, võib-olla isegi rohkem kui pisut, aga see naiivsus oli paratamatu. Tehnoloogilised lahendused alustasid oma võidukäiku ja siuke arusaamine sellisest jõulisest tehnoloogilisest ilust nendes kultuuriruumides on olemas. Aga Eesti on olnud kogu aeg pigem ikkagi käsitöönduslik, põllumajanduslik maa ja mingisugust tehnoloogilise ilu mõistmist kultuurilisel taustal siin lihtsalt ei ole. Ja kui tehnoloogilise teatri mõiste tuli teatriteoorias küsimuse alla, siis algul tekitas see tohutut segadust, sest et ikkagi klassikalise teatrikoolitusega inimesed sattusid peaaegu et paanikasse, kes rohkem, kes vähem, mõni lihtsalt ignoreeris küsimust, paljud ignoreerisid ja teised esitasid kohe küsimuse, et ahaa, et nüüd te tahate siis näitleja lavalt ära kaotada, et kuulge, et siis ei ole enam teater. Praeguseks hetkeks ma võin öelda, et ma olin veendunud juba siis, et see on teater küll, ka siis, kui näitleja ära kaotatakse. Ja siin, kui nüüd võtta kas või lähiminevikust iseorganiseeruv süsteem, milles ka Taavet Jansen osales ja Hendrik Kaljujärv ja Ahto Vaher, ja siis see iseorganiseeruva süsteemi esitlus näitas väga selgelt, et ongi teater ja inimesi ei olegi ja ei ole tõesti mitte mingit probleemi. See on lihtsalt üks teatrivorm, millega me ei ole nii väga harjunud, aga see on täiesti adekvaatne teatrivorm kõigi teiste teatrivormide hulgas. Kui meie ümbrus on täis kõrgtehnoloogilist tehnikat, pisikseid masinaid, mis teevad suuri asju, siis teie tegelete nii-öelda madaltehnoloogiaga, nagu te ise ütlesite, et ehitate robustseid suuri masinaid, mis teevad võib-olla ühte liigutust, mis on naljakas ning kontseptuaalselt põhjendatud. Ma mõtleks kõigepealt tagasi selle sõna madaltehnoloogia, et tegelikult mulle see kõrge ja madal üldse ei meeldi, et kust otsast on mehaaniline masin madalam kui mingisugused mummud, mis arvutiekraani peal ringlevad mingi algoritmi alusel, et pigem tegelikult me omavahel kasutame ikkagi analoog- ja digitaal eristus. Sina, Henri, sa õppisid koreograafiat ja sa otsustasid tulla tegevuskunstide kateedrisse. Jah, see oli küllalt loogiline jätk, sest juba koreograafiat õppides ma tundsin, et tehnoloogilise teatri huvi ja kokkupuudet sellega, kuidas ma oma liikumises loodan ka leida mees ja masin suhteid laval. Ja siis leides Eeriku selle programmi, siis see tundus täpselt sobivat, et jätkata tegevust mees ja masin teemad. Ja just ka sellisel kujul, et see masin on reaalselt olemas, mitte vilkuv mumm ekraani peal. Teie MIM-projekti lähtepunkt on vist eetiline, eks ole? Et sellised
ei ole. Aga see elektri tootmine, millele eelnesid uuringud põhimõtteliselt, kas väga populaarne ökomõtlemisviis päästa planeet, tarbides vähem, et kas sellel on mõtet? Sa vist jõudsid selleni, et seal ei olnud vähimatki mõtet? Umbes niimoodi me jõudsime, et see on pigem meid huvitas võib-olla see greenwashi osa või see rohepesu selles, et kui... Roheline ajupesu? Jah, et meid huvitas nagu see aspekt rohkem ja meie kontseptsioon oli see, kas teater võib olla self-sustainable. Nagu teha teater, mis ei sõltu ruumiliselt, mis ei ole konventsionaalne, mis on täiesti iseseisev, mis on ringi transporditav, sa saad kuhugile minna ja see jääb teatriruumiks. Et see oli meie see uurimus, aga MIM-projekt, see oli üks selles, MIM Go Sustainable oli üks osa sellest MIM-projektist. Kuidagi seal on veel väike ka muie suunurgas, et me üritame ka viia välja ennast natukene konventsionaalsest, siiamaani vähemalt oleme teinud konventsionaalsest nagu ka kunstikoht, galeriist, et nagu me ehitame Kumu hoovi või siis kunstihoone ette omaenda galerii ja me teeme seal, ise teeme elektri ja ise teeme kõik, et nagu distantseerime ennast nii-öelda nendest, ma ei taha öelda kunstitempel, aga nagu kohtades, kus inimesed puutuvad kokku nii-öelda kunstilise väärtusega evendiga, sündmusega. Ja jos on nõude lopeda, mida siis tapata? Lopedab nagu välil. Greenwash või siis rohelist ajupesu või öko mõtteviisi vist kõige rohkem iseloomustabki tegelemine jätkusuutlikkusega, et kas meie planeet kannab meid edasi, mida teha, et see edasi kestaks, et eks ole. See on võib-olla natukene nagu inimese rolli ülehindamine selles, et ma arvan, et kuhu me lõpuks jõudsime sellega, et me võib-olla lihtsalt ülehindame enda inimkonda, enda rolli, me tegeleme iseenda sustainability'ga, mitte planeediga või... Mis on uus teema? Müra. Meid huvitab mitte see müra tootmine, vaid pigem meie väide on selles, et kogu meie elu seisneb müra seest endale vajaliku info kättesaamise filtri õiges algoritmis. Kui sul aju ei suuda eristada tänava müras pidurikriginat, siis see tõenäoliselt on oht autolle jääda. Et alates suhtemüra, you name it, et nagu iga asi on, meie ümber on müra, mille seest me üritame saada väärtuslikku informatsiooni. Kellega te siis teadlastest näiteks koostööd teete? Olete te kaasanud, ma ei tea, neurolooge? Mul esimese asjana tuli pähe, et kindlasti väga huvitavaid ajukahjustuse vorme, mille puhul inimene ei suuda... Mürakahjustus on täiesti... Ei, ma mõtlen isegi ajukahjustus, mille puhul see filter läheb rikki ja sa ei suudagi nagu tausta helidest näiteks inimehelt võib-olla eraldada. Vaata, MIM Project on selles mõttes ongi üks avatud platvorm, et tegelikult MIM Project kaasab küll vajaliku inimese sellel hetkel, kui lihtsalt selgub, et see kunstiline lahenduse otsimine jõuab välja kuhugi, kus on vaja mingit lisainfi. Selles seisnebki see research ja see laboratoorne lähenemine. Et kui lihtsalt osutub, et meie enda hulgas ei ole parasjagu kedagi, kes suudab selle teema lahti hammustada, siis meil tavaliselt on olemas keegi, kelle juurde me saame minna ja öelda, et ole nüüd hea ja seleta meile see nii täpselt lahti, kui see asi nagu tänapäevase teaduse seisukohalt olla võiks. Et see mõttes on küll kunstikeskne lähenemine on MIM Projecti puhul kindlasti vähemalt mingil määral alati dubleeritud ja nagu kordistatud teadusliku täpsusega. Mitte, et me esitame seda teadust kui nagu nüüd niisugust määravat faktorit, aga lihtsalt kui asi ei ole nagu teaduslikult läbi mõeldud, siis ta ei pruugi anda nagu ka mõtestatud tulemust. Ma arvan, et võib-olla asi ongi selles, et MIM Projectile tundub, et tänapäeval ei saa enam asjadega nagu hästi edasi, kui me ei kasuta seda nagu kõige viimasemat kättesaadavat teadmist, mis mingi asja kohta olemas on. Ja seda teab enamasti teadus. Aga mis samuti tuleb siit vestlusest praegu välja, on see, et Eesti siiski on olemas täiesti
ei tõsiseltvõetav tehnoloogilise teatri või tehnoloogilise kunsti skeene, et inimesed on korra ühes, korra teises projektis, moodustavad omavahelisi sümbioose. Kõik elektroonilised muusikud ja tegelikult samamoodi, kui nendel ikkagi lava peal esinevad ja paljudel on performatiivsed momendid ka sees, et sa võid seda täpselt samamoodi käsitleda etendusega ja sellega tegelejaid on tõeliselt palju, neid on terve maailm kubiseb nendest. Kes ehitaksid masinaid, neid nii palju ei ole, eks on nagu vaevanõudev töö ja pahatihti see mugavus ikkagi võidab selle kunstniku töötahte. Aga skeene on olemas ja me olemegi võtnud südame asjaks nüüd selle asja suureks puhuda, et keegi saaks väita, et me tegutseme kuskil nurga taha. Et te olete ka kaasanud oma kateedri tegevustesse väga palju neid tehnoloogilise teatri, elektroonilise muusika spetsialiste teistest ülikoolidest, üksiktegijaid? Jah, ütleme elektroonilise muusikaga tegelikult me ei ole tegelenud otseselt siin, pigem vastupidi, meil on need eksperimentaalmuusika kursused, kus luuakse ise akustilisi helisid tekitavaid mehaanilisi pille. Nende vahel me siin ju istume. Nende vahel me siin istume, just, et see lähtutakse täiesti ka ju füüsikaliselt asjas, et iga heli tekib tegelikult kahe materjali kokkupuute tulemusena, eks ole, tekib helilaine ja kõigepealt hakatakse otsima neid materjale, mis siis kokkupuutel tekitaksid mingisuguseid huvitavaid ootamatuid helisid, siis ehitatakse nendest valmis masin või pill ja kuna see koosneb siis kahest kursusest, esimesena, mida juhendab tavaliselt mina, kus ehitatakse valmis pillid, teist juhendab juba professionaalne muusik, kes võtab nad üle, Andrus Kallastu, kes võtab nad üle juba valmis pillidega, nendele tehakse proove, õpitakse mängima, uuritakse välja need kõik võimalused, selle helide spekter ja mängutehnikat, mida nende pillidega saab rakendada, ning lõpus komponeeritakse kokku sellest täielik kontsert. Nii et neid on nüüd 2 aastat toimunud ja nad on ka publikuga väga mõjukad olnud. Siia võib ühe tausta veel lisada, et mind on vaevanud juba palju aastaid, ma arvan, et võib-olla kuskil 94. aastast alates, kui ma hakkasin muusikaarvustusi kirjutama. Küsimus, et miks ikkagi müradele ja tonaalsuseta helidega opereerimisele suunatud muusikat esitatakse nii sageli akadeemilises võtmes nende pillidega, mis on kujunenud välja tonaalse muusika esitamise käigus. Sest kõik klassikaline orkestri instrumentaarium on ju mõeldud selleks, et need pillid kõlaksid võimalikult hästi ja täpselt kokku. Et nad häälestuksid omavahel hästi, et nende tämbrid sobiksid ja see kogu see areng, kogu see evolutsioon on toimunud ikkagi klaveri, ütleme siis nii, et 12 tooni helistikus või helides, nii nagu me võtame klaveri ette, paneme käed klahvidele ja saame selle helirea, diatoonilise helirea sealt. See ei tööta mürade puhul, sellepärast, et need pillid ei ole üldse, kuna nad ei ole evolutsioneerunud mürade esitamiseks, siis nende pillide tämbrid ja iseloomud on, see on minu hinnang, aga mulle tundub nii, et nad on jõuetud sellise muusika esitamiseks, selle ka uute võimaluste leidmiseks ja tegelikult nad ei tekitagi väga paljusid kõlakorrastatusi, mida müramuusikas oleks nagu vaja läbi mängida. Selleks on vaja lihtsalt teistsuguseid pille. Ma ei näe mitte mingit põhjust esitada akadeemilistel instrumentidel sellist muusikat. Lõhkuda klaverit? Klaveri lõhkumine on midagi muud. See avab klaveris nagu uusi võimalusi. Aga see ei ole nüüd see ei ole point, see on lihtsalt ühest instrumendist jällegi olemasolevast instrumendist väljuvad helid. Aga vaja on instrumente, mis oleksid uued, teistsugused. Ütleme siis tegevuskunstide osakonnas toimuvas on näha, on võimalik liikuda ka teist teed pidi, just nimelt sellist teed pidi, et alustadagi mehaanilisest. Ja elektroonilisse osasse kanduda üle alles siis, kui see mehaaniline vajab mingisugust väljatoomist, esitamist, kui heli on liiga vaikne või kui heli iseloomu saab paremini välja tuua siis, kui me laseme ta nüüd juba läbi helikaardi ja arvuti ja anname talle siis juba sellise nagu konventsionaalsema kuju läbi selle, aga just see algne impulss on ikkagi see seadeldis, mis teeb midagi, mis pannakse kokku ja mis on täiesti ainukordne pill, mis sünnib täpselt nii, et see inimene, kes selle pilliga mängima hakkab, see ka loob selle pilli.
tegevuskunstid, et mis on suhe klassikalise performance'i kunsti teatriga, mis meil kuskil vahepeal? Kui pikka aega on, ütleme, seda performance'it ja teatrit vastandatud, siis tegelikult hakkab maailmas üsna palju need üksteise rüppe tagasi jõudma uuesti, et sellist vastandamist enam ei ole. Ja ega meil ka mingisuguseid vastandamisi ei ole, et kuna ta on erinevate kunstižanride süntees, mille peale me üles ehitame oma õppeprotsessi, siis täpselt, mida meil kuskilt vaja on, selle me sealt täpselt võtame ja kuskil tõenäoliselt, kus on mingisugused kattuvused erinevate žanride vahel, kuskil sinna me ennast sätime. See vastandumine tundub üldse vist nagu kuidagi järjest enam ja enam ära langevat. Sest et vastandumine, muidugi ta moodustub alati, kui keegi loob midagi uut, siis see ikka puhtformaalselt vastandub eelnevale, aga see küsimus, see vastandumise olulisus, mulle tundub, et ma kohtan järjest vähem ja vähem seda, et see üldse kellelegi korda läheks. Aga ma usun, et üldse see kursus, milles ma õpin, et seal on üldse kuidagi, minuga koos on ka Raido Mägi, kelle taust on ka pigem nagu etenduskunsti pealt, et meie kindlasti pigem loodame, et see õppesuund kuidagi ei vihka teatrit. Et pigem ta võiks saada sõbralikult läbi ja proovida ka võib-olla nendes majades, kus teatrit tehakse ka siseneda sellise uus külg ees minekuga. Et mina pigem loodan sellest nagu tulevikuga rohkem koostöövõimalusi ja kuidagi, et toimuks see networking. Et võib-olla vahe ongi, et vist selles magistratuuris on rohkem kui kunagi varem inimesi, kelle taust ei ole kujutav kunst, mis vist ka Eesti tegevuskunsti puhul seni on nagu valdav, et inimene on õppinud maali, skulptuuri, graafikat ja hakanud tegema performance'id mõni hetk. Jah, see taust tegelikult ei ole oluline praegu küll, et magistratuuris ta toimib, see tegevuskunstide eriala, et see on lihtsalt läinud niimoodi jah, et tantsutaustaga inimesi on hakanud tulema, et loomulikult on hea, kui tal on mingisugune lavalise esinemise kogemus, olgu ta siis teatris, tantsus, võitluskunstides, tsirkuses, et tal on mingisuguse kehalise väljenduse oskus olemas, aga samas jätleme, siin õppimine ei eelda tegelikult mingisuguseid treenitud oskuseid, et see võib tulla ükskõik mis erialalt, kui tal on huvi, kui tal on mingisugune näha, et tal on mingisugune selge huvitav vaatepunkt sellele nähtusele, siis jah, see taust ei oma väga suurt tähtsust tegelikult. Ja siis, kui oli veel see interdistsiplinaarsete kunstide osakond, et seal näiteks lõpuks õppis ökoloogia taustaga, juristi taustaga tudengeid, ja kellelegi neist ei saanud see isegi selle akadeemilise kunstihariduse puudumine mitte mingisuguseks takistuseks. Aga mis õppemeetodid muidu kasutate? Et on workshopid, on koostöö helilooja, tehnoloogidega? Üldiselt me üritame teha nii palju kui võimalik, et kursuseid viiks läbi 2 õppejõudu, kellel on siis kes siiski, me enamasti ikkagi mingisugune ühine pind või niisugune haakumine on, aga me teeme hästi palju Andrusega koos, siis Taavet Jansen tegi Andrus Aaslaiuga, kes on tegelikult ju tipi ja ütleme, jah, tehnilise taustaga puhtalt. Ja insener. Insener, just. Elektroonikainsener. Ja see on kuidagi see kahe inimese energia panustamine sellesse kursusesse on efektiivselt ennast tõestanud. Metoodika, mida Eerik väga sageli rõhutab, ongi see, et selle asemel, et lõputult mõelda oma idee kallal, tuleb võtta materjal ja lihtsalt minna kättpidi selle asja juurde ja hakata seda tegema. Ja siis muutub su idee kohe, sest et väga sageli on võimalik kaotada oma või ühesõnaga jääda ekslema oma lõpututesse headesse ideedesse, ilma et midagi oleks valmis tehtud, sest et niipea, kui sa puutud kokku mingi materjaliga, siis see materjal hakkab sulle avaldama vastutoimet. Ja väga paljuski saad sa alles siis aru, mida sa võiksid teha, kui see materjal on sulle oma vastutoime avaldanud, kui sa saad aru, kuidas ta käitub, kuidas teda tuleks vormida, kuidas teda tuleks väänata, mis puhul ta katki läheb, mis puhul ta mingit heli tegema hakkab, kuidas ta välja näeb, kui sa teda lõhud või kui sa teda painutad kuidagi. Et ikkagi selles mõttes jah, back to roots, juurde otsesesse füüsilisse kontakti kõigepealt. Sest et näiteks ütle need pillid, mida me oleme ehitanud, seda ei ole võimalik istuda ja ajurünnakuga välja mõelda, missugust heli hakkab tekitama mingisuguste materjalide koostöö. Sa pead need materjalid võtma kätte ja hakkama seda heli tekitama selge ja sellele kasvab peale siis hilisem kompositsioon ja ka noteering kasvab pillidele. Aga alguseks on ikkagi jah, puhas füüsika.
performance'ite workshopid, kus inimesed on siinsamas Polumeris ühte galerisse suletud nädalaks ajaks. Mis tunduvad hoopis teise backgroundiga olevat. Jah, need kestvusperformance on hoopis selline omalaadne nähtus tegelikult performance ja kunsti. Ta pahatihti ei ole isegi publikule üldse nagu huvitav vaadata. Võib öelda küll, et see endakeskne praktika tegelikult, et see, mida kunstnik nagu teada saab, selle tulemus, et ta mingit tegevust sooritab väga pika aja jooksul. Aga need on selles protsessis hästi olulised tegelikult läbi teha see, õppida ennast tundma ja kompida mingisuguseid piire. No kas see on õppimine läbi füüsilise kogemuse? Sellest jah, tõenäoliselt Tanel Saar on sellest pädev rääkima, et tema on nagu ise osalenud sellistes ülipikkades, isegi kuni 2-nädalastes kestvusperformance'ites. Ta on neid kursuseid läbi viinud, et sellepärast saigi tema kaasatud, et tal on see pädevus selles asjas olemas. Või jah, ma kujutan ette, mis tunne see võib olla ja ma nõustun Eerikuga, et see publikule ei tundu kuigi huvitav. Ma olen kõrvalt näinud. Ma kujutan ette, kui see on linnaruumis oletame selline boksis, kus kõik lihtsalt kõnnivad mööda ja sa näed, et see tüüp on ikka seal ja ikka seal ja ikka seal, siis võib-olla mul hakkab huvi tekkima, et kauaks ta sinna jääb. Kestvuse nägemine peab olema selline ka, et mul on selleks aega. Aga ma eeldan, et kestvusperfoka jaoks ei ole kestvuspublikut, kes ka 72 tundi seal istub. Kõik, kes siin tehases tegutsevad, siis olid vist võib-olla selline pisteline publik. Ja no seda küll, see on kas sa nägid ka rohkem kui seda kulminatsiooni? Aga ma kujutan ette, vaimse valmisoleku mõttes oli see nende jaoks kindlasti oluline. Aga muidugi selge on see, et seda sorti asjad ei ole nüüd, ütleme, meie selle õppesuuna juures kuigi peamised. Nad on ikkagi täiendavad. Peamine on siiski tehnoloogia? Jah. Kindlasti. No siis hetkeks meil tekkis ka bakalaureuse õppe, kus siis oli lootust, et saab tudengitega tegeleda pikema aja jooksul. Ja siis alguses oli tõesti selle tulemusena tegelikult saada teada, kes on kes. Ikkagi, sest olid tüübid, kes hakkasid vaikselt ära hiilima, peitu pugema kuskil nurga taha, läksid luuslanki lööma, olid tüübid, kes tõesti terve selle pika aja nagu väga intensiivselt panustasid kogu oma jõu ja energia sellesse tegevusse. See on küll paratamatu, et kunstnikul peab olema mingi teatud tüüpi sisu, mingi suutlikkus keskenduda ja fokusseeruda ka asjadele, mis on rasked või ebamugavad. Et selle juures ei tohi nagu pea katki minna. Et pea peab siiski säilitama analüüsivõime ja suutlikkuse hinnata ja nagu ka seda saada aru, kuidas see väljapoole mõjub. Ega kunstnikuks olemine nõuab ikka üsna tõsist nagu mõtlemissuutlikkust ka ja samal ajal sellist just nimelt mingisugust teatud vastupidavat psüühikat. Et see vähemalt ütleme nii, et selle osakonna põhjal siin me küll ei manifesteeri sellist tundlikku ja kergesti purunevat kunstnikku. Et see on üks romantiline müüt ja ma arvan, et kaasaegses kultuuriruumis ei ole sellega enam väga palju peale hakata. Eks see lähtub ka sellest, et meie hulgas ei ole selliseid kristallseid õrnhingi, et kes siia tegevusse on kaasatud õppejõududena, et ikkagi on jalad 2 jalga maas ja tööriist seisab käes ja et sellest ka see lähenemine tudengitele. Millal on jälle võimalik astuda magistratuuri? No sellel suvel. Täpselt kuupäeva ei oska öelda, kui vaadata Kunstiakadeemia kodulehekülje pealt, siis seal on sisseastumisvestluste ajad kenasti varsti ilmumas, ma loodan. Nõutakse magistritöö sellist ideed, varasemate tööde ülevaadet, portfooliot ning toimub vestlus tudengikandidaadiga. Ma mainida, et see, millest Eerik ja Andrus räägivad, sellest materjalidega ja madaltehnoloogiaga töötamisest või mitte madal, vaid analoogtehnoloogiaga töötamisest on nagu Eesti tehnoloogilises kunstiskenes on üks osa. Et selles tegelikult see ei ole prevaleeriv. Selles mõttes, et seal on ka teistsugused osa, näiteks meie töötame ka tehnoloogilise teatriga põhimõtteliselt kogu see jutuga, ma olen täiesti nõus, aga need kunstilised väljundid ei ole tihti, ei ole mitte midagi pistmist nagu sellega, mida räägib Eerik ja Andrus. Mind isiklikult või meid huvitab võib-olla rohkem see performatiivne tehnoloogia. Et ilma, et isegi niimoodi, et ta töötab ise ja missugust, mis nagu energia, mis informatsiooniga on ta laetud ja kuidas teda vaadata ilma, et inimene
inimest üldse vaja oleks. Mulle meeldib mõelda, kui te igal, mitte igal, aga väga paljudel tehnoloogilistel gadgetitel on olemas Mis on gadget? vidin, Seade? äkki seadeldis, on olemas mingisugune mingi sisemine energia, mida õigesse konteksti pannes on võimalik sealt kätte saada. Näiteks ma leian, et hõõglampi pirn sisaldab kohutavalt palju energiat. Me töötame väga palju hõõglampidega just nimelt selle pärast. Säästupirnid või need tavaliselt? Tavaline hõõglamp, mitte säästupirn. Säästupirn ei sisalda, see on rohkem ta on elajalik leiutis minu arust pigem. Ta on üks ebaõnnestunumaid seadeldisi, mis viimasel ajal välja mõeldud on. See on täielik läbikukkumine. Aga ta näiteks hõõglamp minu arust on laetud väga suure, ma ei tea, romantilise väärtusega, sest tal on mingisugune romantiline kapatsiteet, mida säästupirnil ei ole. Ja samamoodi on selle CRT, mis on kineskoobiga, arvutimonitoriga, sest minule isiklikult see arvutimonitor ja sümboliseerib, ma ei tea, akent maailma. Et see sümboliseerib midagi, mis on sealt oli minu esimene Norton Commanderiga netist alla tõmmatud pilt, on. Ja seal on nagu, see seostub mingite selliste asjadega, mille see kvaliteet oli nii halb, et sellepärast meil on põhimõtteliselt, me oleme prillipapad kõik, on nende monitoride jõllitamise pärast. Ja praegust on niimoodi, et neid, ma tegin ühe Vongraali etendusele ühe selle videoinstallatsiooni, kus oli 25 sellist monitori. Teeme koos selle. Ja seal oli niimoodi, et kuidas neid saada, nende saamine on niimoodi, et sealt kohast, kust ma siis nad sain, ma ütlesin, kuule, mul on vaja 30. Tüüp ütles, okei, tule homme. Lähen helistan ette, me lõhkusime ära, et tule homme, tule järgmine päev. Siis lähen üks päev hiljem, neil on jälle veoauto täis, neid monitore. Et selle mõttes praegust, et nagu minu jaoks, et see kuidagi tundub, et kuna see minu jaoks on nii sümboliselt nii tähtis asi, praegust on ta rämps, mis läheb põhimõtteliselt rekkadega kogu aeg lihtsalt algosakesteks. Ühesõnaga, ma arvan, et nendele inimestele, kes niisuguse kunstiga ja niisuguse teatriga tegelevad, on tehnoloogilised mustrid iseenesest mõjuvad ja esteetilised. Ühesõnaga, see on oskus näha mingisugust ilu, esteetikat ja ka võib-olla liikumisrütmi, midagi, mis meid mõjutab kõige lihtsamates tehnoloogilistes protsessides, kõige lihtsamates tehnoloogilistes seadmetes. Me ikkagi ei vaata tehnoloogiat nagu teedrit. See ei ole see, et see on mingisugune abivahend, mille abil me siis saavutame tulemuse, mis meile läheb korda, vaid see tehnoloogiline protsess või see seadeldis ise on nagu koostööpartner. Ka siis, kui see on mingi lihtne seadeldis või lihtne asi, ikkagi see tunnetus on nähtavasti võib-olla mõnes mõttes siis natuke teistsugune. Me ei suhtu tehnoloogiasse päris utilitaarselt. Meid huvitab see, mis sealt tehnoloogiast välja kasvab. Ja tehnoloogiline teater, nii nagu me seda tegelikult tänapäeval paljud teeme, kes me sellega tegeleme, põhinebki sellel loogikal, et need varem alati lava taga olnud jõud on toodud esile. See, kuidas mingi objekt käitub, kuidas mingi valgusti käitub, kuidas missugust häält mingi masin liikumises teeb, me toome selle nähtavale, sest see on ilus. Nagu ma aru saan, inimesed, kes tegelevad tehnoloogilise teatri, tehnoloogilise kunstiga, et nad põhimõtteliselt austavad ja imetlevad tehnikat. Ütleme nii, et kuna inimkond on nii kaua, kui ta teadliku inimkonnana eksisteerinud on kogu aeg mänginud mustritega. Mustritega mängimine on meile lihtsalt nii sügavale sisse kirjutatud, et me kuidagi teistmoodi ei saagi olla. Juba Kalju joonise peal oli selge, et inimene mängis mustriga. Siis meie jaoks need mustrid räägivad. Kindlasti me ei imetle ega austa tehnoloogiat. Seda sorti lähenemine kuulub ka nagu võib-olla ühte mingisugusesse teise perioodi. Mõnikord imetlen ka ikka, et suur äge kopp kaevab auku, ma ikka imetlen. See on ikka ilust palju. No jah, muidugi. See on ikkagi, ütleme nii, et see on arusaadav mõiste. Üks osa veel on nagu sellest, on see misbehaving, nagu valesti käitumise viga, error, mis tekib, või meie kasutame seda nagu oma töös palju, seda vea
seda viga, mida ta teeb, et sellepärast, et kui eksimine on inimlik, et kas siis, kui tehnoloogia hakkab eksima, kas ta siis käitub inimlikult. Ja ma väidan, et jah, et hakkab. Et seal näiteks, kui Raekoja platsil oli duett ekskavaatori ja mehe, see ekskavaator teeb midagi muud, kui ta kaevab auku, siis saab sellest koreograafia. Kui on näinud üks mootor, millal oli mingi lihtsalt natukene off-balance, see oli üks mootor, mis siis siputas liiva sees, kuni patakad tühjaks said ja see on üks traagilisemaid performance, mis kunagi näinud olen. See oli väga, väga nukker vaatamine. Nagu kala oleks kuival. Jah, nagu kala oleks kuival. Teeb, aga see patakas tühjaks, ta ei saa lihtsalt elektrit ja siis lõpuks sureb. Ma ütleks, et see on ikkagi imetlus ja austus, et nagu siin kõlas läbi, et tehnoloogiat ei peaks võtma ainult mingisuguse teenijana. Et kui mul läheb, ma ei tea, mingi tehniline asi rikki, siis ma lihtsalt vihastan, et ma ei imetle seda, et see on nagu huvitav. Mina küll imetlen. iPhone'i ekraan läheb katki, on palju ägedam, kui ta enne oli. Näeb välja. Mul läks ka telefoni ekraan katki ja siis ma vaatasin, et see on nagu tuletas meelde mingisugused suhteliselt moodsad graafilise disaini elemente, seda küll. Aga see viha selle üle, et ma ei saanud enam helistada, kaalus selle imetluse kindlasti üle. Loomulikult me imetleme tehnoloogiat, aga me ei kaldu nagu mehafiiliasse, et nagu see mõttes, et see nagu, et see distants on ikkagi olemas, et nagu see ei ole jumaldamine. Aga samas on see, et ma arvan, see emotsionaalne suhtumine on küll, nagu inimesed suhtuvad oma gadget vidinatesse ju väga emotsionaalselt. Ma mõtlen, ma võin imetleda koppa, samal ajal võin põlata oma iPhone'i, kasutan ja põlgan. Üks mu tuttav, kes töötab programmeerijana, ütles, et selle hetkel läheb inimese suhe tehnikiga paigast ära, kui ta kasutab selle kohta sõna ta. Et siis näitab seda, et see inimene ei kontrolli seda üldse. Et osa sõna tema. Väga palju on väidetud, et ütleme siin see kohaliku rahvakillu eneseteadvuse ja looduse ja ümbruse tajumine on see, et me isiksustame peaaegu kõike. See ei ole mitte ainult meie, vaid see on paljudes kohtades, et inimene ikkagi just nimelt loob selle taasuhte väga, et see on väga loomulik ja väga normaalne, et taasuhe luuakse ka elutute objektidega. Et pigem on selle mitteloomine võib-olla ebanormaalne. Ühe korra tõsiselt läks vastu taevast üks etendus ja siis pärast seda ma olen hakanudki mõtlema selle peale, et see error ehk viga tuleks siis tõenäoliselt ikkagi teenistusse rakendada, seda väljendit me ka ei taha kasutada, sest et me ei taha, et tehnoloogia meid teeniks, aga see erroriga tuleb kuidagi, selle errori nagu karakterit või hingeelu tuleb õppida tundma ja siis saab tast tegelikult väga, väga vajalik partner selles tehnoloogilises kunstis, et see kõlab selleks udujutuna, aga tundub, et see errorit ei tohi nagu alati käsitleda nii, et nagu tõesti asi on nüüd tuksis, nüüd on kõik läbi, nüüd on lõpp, vaid et see tõesti, masin muutub inimlikumaks tänu sellele. Seekordne Kultuuritehase saade oli tehnoloogilisest teatrist ning Eesti Kunstiakadeemia tegevuskunstide õppetoolist, mis sellega tegeleb.